Tere päevast! Tänavune suvi saab teisipäeva varahommikul ametlikult läbi. Sellegipoolest jätkub õues värve veel tükiks ajaks. Läheme meiegi täna ühte kaunisse koduaeda vaatama, kes seal vastu sügist veel silmailu pakuvad. Ja eks elu sügiseski või värve leida. Esmalt aga vaeme ühte murelikku küsimust ja nimelt töövõimereformi. Meie külaline on Eesti Puuetega Inimeste Koja juhatuse esimees Monika Haukanõmm. Kirjutasite alla petitsioonile, mis on suunatud Riigikogule, Vabariigi Valitsusele ja presidendile ja millega te tahate juhtida tähelepanu sellele, et töövõimereformiga ei kiirustataks. Tõsi see on, et praegusel hetkel petitsioon kogub kiiresti allkirju. Ja miks see petitsioon sai koostatud, oli tegelikult see, et kui me räägime töövõimereformist, siis juba sõna reform ütleb, et tegemist on millegi suurega, millegi muutmisega. Aga selleks, et midagi kardinaalselt muuta, eriti sellist valdkonda, mis puudutab väga haavatavat sihtgruppi, ehk siis tervisekahjustusega või puudega inimesi, siis sellega peab olema ettevaatlik. Need reform peab olema väga hästi läbimõeldud, ettevalmistatud, kooskõlastatud ja seda teha kõike tuleks sellisel moel, et ka need inimesed, keda see puudutab, jõuaksid sellega sammu pidada. Praegusel hetkel meile tundubki, et on keskendutud valdavalt ühele seaduse eelnõu tükile sellest reformist, mis on töövõimetoetuse seaduse eelnõu. Ja selle seadusega muudetakse siis põhiliselt töövõime hindamise aluseid ja muudetakse siis ka toetuse maksmise süsteemi. Selle seaduse poolt tuleb öelda, et on päris hästi kaasatud puudega inimesi ja me ei saa kindlasti öelda, et meid ei oleks kaasatud ja on arvesse võetud meie ettepanekuid. Aga petitsioon tuleneb sellest, et ainult see toetuse seaduse eelnõu ei ole ju reform. Selleks, et puudega inimesed saaksid tööle minna, on vaja kõigepealt luua eeldused. Ja lisaks sellele toetuse seaduse eelnõule peaksid Riigikogus sama sammu astuma veel 2 eelnõu. Üks neist on Riigikokku jõudnud ja see puudutab rehabilitatsiooniteenuse muutmist ja tehniliste abivahendite eraldamist. Aga miks petitsioon puudutab 3. eelnõud, mida veel Riigikogus ei ole. Ja see puudutab kohaliku omavalitsuse poolt eraldatavaid ja osutatavaid teenuseid. Jah, aga sealt puudub siis ma ütleksin veel ka 4. pool ehk kuidas saada tööandjad nii kaugele, et nad on nõus tööle võtma puudega inimesi niisugusel määral. Just, te viitasite ühele põhilisele valukohale, et puudega inimesed on valmis tööle minema. Kuid selleks, et nad saaks tööle minna, peab olema ühiskonnas valmisolek neid vastu võtta, nende erisusi aktsepteerida ja eelkõige tööandjate valmisolek. Kui me mõtleme selle peale, et milline on Eesti tööturg, siis valdavalt on tegemist väikeettevõtetega, väikeste eraettevõtetega. Ja selleks, et üks eraettevõte võtaks tööle erivajadusega inimese, siis siin peab tulema selline väike motivatsioonipakett talle siiski appi, sest see tööviljakus võib-olla ei ole nii suur kui päris tervel inimesel. Võib-olla on vaja tööruumi kohandada või on vaja tehnilisi töötamiseks vaja abivahendeid või on vaja juhendajat. Aga me ei saa seda kõike panna ainult tööandjatele. Ja mis meile muret teebki, ongi see, et tunduvalt rohkem oleks vaja rääkida just tööandjatest, nendest tööandjate motivatsioonist, paketist, sotsiaalteenustest, et need oleksid kättesaadavad üle Eesti kõikides kohalikes omavalitsustes. Mitte nii, et ühes omavalitsuses saab näiteks isikliku abistaja või transporditeenust või viipekeeletõlketeenust, aga teistest ei saa. Ja mis meile tundub veel, millel ei ole selle reformi käigus väga piisavalt tähelepanu pööratud, on need just põhjused, miks inimesed üldse jäävad töövõimetuks. Et oleks ka väljatöötamisel tööõnnetus ja kutsehaiguskindlustussüsteem. Et meie töökeskkonnad muutuksid paindlikumaks. Et tööandjad saaksid soodustada näiteks sportimist,
et me ei jääks haigeks töötades. Samamoodi taastusravi küsimus, taastusravi kättesaadavus, rehabilitatsioon ja nii edasi. Et tegelikult minu arust on põhiline see, et me peame nagu peatama sellesse niinimetatud töövõimetuse süsteemi juurdevoolu. Ja nendele küsimustele ei ole veel väga palju tähelepanu pööratud selle reformi käigus ja petitsioon ongi selleks, et juhtida tähelepanu, et ei saa tegeleda ainult toetuse maksmise disainiga, vaid tuleb tegelikult vaadata seda reformi tervikus ehk selliselt hästi laialt. Et me saaksime näiteks 5 või 10 aasta pärast öelda, et meil enam ei suurene puuetega inimeste või töövõimetuspensionäride arv ja et neid jääks järjest vähemaks. Ja lähemegi nüüd ühte kaunisse koduaeda. Triin Mägi, teie kodu tunnistati konkursil Eesti kaunis kodu 2014 üheks ilusamaks koduks Tallinnas. Neid oli 3 kokku ja see aed ei olegi siin kuigi vana veel, kuigi võiks arvata, et selle lopsakuse järgi, et siin on ikka päris pikki aastaid tööd tehtud ja vaeva nähtud. 7 aastat. 7 aastat, just nii. Alustasite umbes sellisest aiast, nagu siin aia taga teil on. Jah, täpselt nii ta oli, et oli ka meil seda võsa ja kõike siin üsna palju alguses. Tegelikult ega mulle kätt mulda pista on meeldinud, ma arvan, et kogu teadliku elu, aga noh, see, mis sellise aia siin, miks see aed just selline on, et eks see looduslik keskkond ise pani siin väga palju nagu paika. Et see mändide rohkus, see oli ka väga palju see, miks ta just selline sai see aed. Kus see päris algus oli? Mida te esimesena tõite siia, mis taimi? Ma arvan, et ega ühed esimesed olidki rodod. No siin need uhked rododendronid nüüd on, neid on väga palju. Kas nad nõuavad ka suurt hoolt teil? Noh, ega nad nüüd liialt ei nõua. Kindlasti nad tahavad aastas korra väetamist ja teine asi, mis nii paljude rodode puhul on, tuleb need õienupud ära korjata alati. Et see on natuke ajamahukam töö. Aga noh, rõõmu nad pakuvad ikkagi oluliselt rohkem kui see vaev on, mida nemad ise tahavad vastu saada. Seda ma käisin ja kaevasin metsast, ta mulle nii väga meeldis. See ongi ilus. See on, minu meelest oli ta nimi Kanada kuldvits ja ta pidi küll looduslikult üsna kõva levikuga olema. Aga noh, mina saan teda siin piirata ja siin on rohkem seltskonda. Jah, noh, muidugi päevakübar, ma arvan, et see on paljude üks lemmikvilli. Ja, ta on nii dekoratiivne. Ta on hästi dekoratiivne ja ta õitseb hästi pikalt. Ma näen, siin on uhkete põõsaste otsas suured mustikad. Ja tundub, et see aasta on väga suurepärane saak tulemas. Üldiselt ka nende puhul, et nad iga aasta ei kanna väga palju, aga nüüd mul on küll 2 aastat järjest nad täiesti täis, et võib-olla kui siit lähemalt vaadata on näha, et osad on siin juba siniseks läinud, aga nad annavad saaki küll, ma ütleks, oktoobri keskpaigani. Ma näen siin konna ka, tähendab, siin on üks väga looduslik poolest puhas aed. Meil on konnasid, jätikusid ja liblikaid ja on ka mesilasi, on ka aeg-ajalt mõned rästikud olnud. Siin on olnud rästikuid ka, jah. Neid väga võib-olla ei tahakski. Ega ei tahaks, aga eks ta käib selle looduse juurde. See on tema valdus samamoodi nagu meiegi, ega siis me jagame seda ju teistega. Lihtsalt tuleb ette vaadata, kuhu sa astud. Siin mändide all ongi selline kooslus, mis meil on ju päris looduses ka. Siin on kanarpikku, siin on pohkla, siin on kultuurmustikas
ja kõigile neile siin väga meeldib, et kanarpikk on meil imeilus, kui ta kevadel õitseb, siin on hästi eri värvi, neid siin on tumedamat roosat, heledamat roosat, valget, et ka kevadel hästi-hästi ilus. Aga ta on ka praegu see teie aed ju sügisel ka ilus, näete see, kui me vaatame sinna, kus on need päevakübarad ja kus on leeklilled, see kõik ju rõõmustab silma, seal on lavendel ka, ma näen. Need ju ka praegu alles õitsevad. Ja, mõtlen, nagu ma ennegi ütlesin, et eesmärk mul oligi, et kogu aeg midagi õitseks. Ja seda kooremultsi, seda olete ikka igal pool kasutanud? Seda ma olen kasutanud, jah, ta tegelikult hoiab päris hästi. Tundub küll, jah. Eks natukene ikka tuleb seda rohimist, aga mitte liiga palju, sest ma leian ka, et aiast peaks olema väga palju rõõmu, mitte ainult see, et sa 24/7 ainult nagu eladki selle jaoks, et aias tööd teha, et muid asju tuleb ka ikka teha. Ikka. Loomulikult, eks ta ju iseenda rõõmuks tehtud ole see aed ja oma pere rõõmuks. Ja mõtlen, kui tõesti, et ta ei ole sulle kohustus, siis ta sulle ongi rõõm ja selle aias töö tegemine pakub ikkagi väga palju. Ka selle auhinna võitmise üle on ära ütlemata hea meel, et nagu ma ise ka mehele tegin nalja, ma ütlesin talle ka, et näed, aga me oleme ju tublid, näe, keegi märkas. Siis ta ütles, oleme. Et ütles nii ilusti, et oleme tublid. Et ei, muidugi on hea meel. Tegelikult on ju üle Eesti nii palju neid imelisi aedasid ja imelisi kodusid, et minu meelest on enamus inimesed selle tiitli tegelikult ära teeninud, nii et olgu see neile teadmiseks. Aitäh! Kohtusime Tiina Ilvesega 1996. aastal Budapesti Euroopa esimesele seenioride kultuurifestivalile sõites. Tiinal olid pikad blondid juuksed ja ta mängis kannelt. Viimaseks see festival jäigi, küll aga oleme Tiinaga sest peale aeg-ajalt kohtunud. Sedapuhku oli põhjuseks tema 3. raamatu ilmumine. Kirjutanud on ta tegelikult ammu, olude sunnil, nagu ta ise väidab. Lastejutte ja näidendeid, et oleks võtta. 46 aasta jooksul lasteaednikuna töötades kulus neid ühtepuhku. Aga alustame esimesest raamatust. Esimese raamatuga oli niimoodi, et kõigepealt ma avastasin, et Eesti naine korraldab jutuvõistlusi. Ja mõtlesin, et no ma proovin nii huumori mõttes. Ja kirjutasin esimese humoorika jutu sinna, läks hästi peale. Honorariga maksti kopsakat. Ja niimoodi ma osalesin seal jutuvõistlustel 5 või 6 aastat järjest ja läks hästi. Ja siis ükskord minu ema ütles, et kuule, et sul on neid jutte juba oma jagu kogunenud, et kas sa pole mõelnud, et annaks raamatu välja. Mina ütlesin, no mis sa ajad nalja juttu, mina ja raamat. Nii, aga läksin siis koju ja rääkisin oma vanemale pojale ja tema ütles niimoodi, et aga teeme ära. Aga et rohkem on jutte vaja, sellest 4-5 on vähe, mis selleks ajaks oli ilmunud Eesti naises. Ja siis ma mõtlesin, et aga selleks ajaks oli mul juba omajagu näidendeid tehtud. Ja kirjutasin näidendid ümber juttudeks. Ja panimegi siis sinna raamatusse, poeg joonistas pildid juurde ja andis välja. Ja niimoodi see esimene raamat tuligi ja selle nimeks on siis Augusti hambad. Ja, ma olen need kõike lugenud ja nad on sul kõik huumori võtmes. Eks see nali aitab vist ka oma elus rasketest asjadest üle saada. Et sa oled sõdinud oma sõdasid ju väga vapralt, küll tervisega ja eks ole muudki. No igasugust asja on juhtunud, aga näiteks kui esimest raamatut, kui ma kinkisin, siis ma kirjutasin tavaliselt sisse pühenduse Naer on terviseks. Ja teise raamatu puhul Viis viimatist kirjutasin pühenduseks Ära ela hapu näoga, mis tähendab umbes sama.
ja sellel kolmandal, mis minulgi on siin praegu kaasas, mul on ka need teised olemas, on Viha teeb vanaks, naer nooreks. jah, Sa oled selle nagu võtnud kreedoks. jah, ja see on täitsa tõsi. Vaata neid vanu inimesi, kellel on suunurgad allapoole ja vihane pilk silmis ja kõige hullem on, kui saavad kokku ühes inimeses kaks omadust, viha ja kadedus. Oh taevas. See on nii jube kooslus, et aga eks me kõik tunneme mõnda sellist inimest. Küllap ikka ja annaks Jumal, et ise selliseks lõpuks ei muutuks, sest ega me tea. Ei muutu, Ei enam vist, ei muutu, enam. ma ei usu. Kes Arvad, on jah? ikka elu jooksul olnud humoorikas ja nii-öelda küllaltki hea tujuline, miks ta peaks tigedaks ja kadedaks Jah, muutuma? vist oled ka seda märganud, et aastatega tegelikult inimene muutub mõistvamaks ja võib-olla andestavamaks ja sa oled ju sellel, ütleme nüüd, vaimse arengu teel teinud väga suuri samme, sind on need asjad huvitanud ja aeg-ajalt ma loen seda, mida sa oled oma sõprade jaoks oma Tiina klubis kokku kogunud, et seal on väga palju sellist sügavat elutarkust, sa jagad seda kõike. Jah, mul on hea meel sellega tegeleda ja väga palju jääb endale ka külge. Näiteks mulle väga meeldib omaaegse meie kõige andekama ja kuulsama teadjamehe ütlus, Gunnar Aarma ütlus, loe üle kõik see, mis sul on, ära loe seda, mida sul ei ole. See on väga õige. Seda ma olen püüdnud ka nagu järgida. Sinu raamatutes on läbi huumoriprisma küll, aga ikkagi väga tähtsal kohal armastus. Su enda elus ka. Nii. Kas sa tahad midagi konkreetselt ma tahaksin teada, kuivõrd seotud on su isiklik elu nende välja antud raamatutega. Seal on ju peategelane, kes sind tunneb natuke nagu sinu moodi. Ma olen ise selle peale mõelnud. Seal on tegelikult nagu kaks tegelast, Eerika ja Liis. Liis on rohkem nagu minu moodi. Eerika niivõrd ei ole. Aga kui nüüd rääkida mõistest isiklik elu või eraelu, siis ma võin öelda, et ega ma nii igav inimene ka ei ole, et mul ühtki luugeret kuskil ei ole, aga need nii vaikselt istuvad kapis ja 7 luku ja riivi taga. Poliitikuks sa ei saaks hakata siis või? Ei ole üldse ambitsioone. Ei ole jah. Aga näiteks minu vanameessõber ei armasta mingisugust kuulsust ega rambivalgust ega sellist üldsuse tähelepanu. Natuke sinu perest, et sul on 2 poega. Ja minu noorem poeg on Tulvo. Tema on Põlvamaal ja Võrumaal väga hinnatud helitehnik ja diskor. Ja minu vanem poeg on Aapo. Temast ei olegi nagu midagi rääkida, sellepärast, et iga teine eestlane vähemalt tunneb teda ja tema tegemisi. Kui palju sul poegadelt abi on olnud sellel teel, mis sa nüüd oled astunud siin viimased aastad ehk nende raamatute kirjutamisel ja kirjastamisel? Noh, ega ilma Aapota ei oleks saanud, see on selge. Tema innustas ka? Tema innustas ka, jah. Ja tema illustreeris esimese raamatu Augusti hambad ja tema tegi teise raamatu nagu Kaane kujunduse, aga Kaane foto on rahvusvahelise tuntusega fotograafi Peeter Lauritsa tehtud. Millal see järgmine raamat võiks ilmuda, kas mõtted juba liiguvad või sa nüüd võtad natukeseks aja maha? Tähendab, ma tegelen praegu hoopis lasteraamatuga, aga ma nagu 4. täiskasvanute raamatuga praegu ei tegele. Ei kiirusta? Aga materjali on. Materjali kindlasti on. Materjali tuleb järjest juurde elust endast. Kogu aeg. Jah, mõnus, et sa seda näed ikka niimoodi, nagu sa siiani näinud oled, et need huumorikillud seal, mis elustavad neid raamatuid, minu arvates need on ikka väga väärt, sest meie igapäevane elu on üsna tõsine ja ümberringi räägitakse ju karme jutte sellest, kuidas Eestil minema hakkab. Eks sa mõtled ka nende asjade peale ju? Noh, väga pealiskaudselt. Mina ei usu, et meil siin Eestis midagi halvasti läheb. No seda on küll kosutav kuulda. Ei, mina üldse ei toeta seda mingisugust hüsteeriat Vene kallaletungist ja niisugusest asjast. Ja minu raamatute kohta on inimesed öelnud, et neid ei saa avalikus kohas lugeda.
hakkavad kõva häälega naerma. See on nende omadus. Ja teiseks on mulle mitmed inimesed öelnud, et kui tuju on paha, läheb, võtab riiulist mu raamatu, ükskõik millise lööb lahti, loeb, naerab ja ongi tuju hea. Nii et mul on hea meel, et ma niimoodi nagu abiks olen inimestele oma huumoriga. Sa oled siis õnnelik inimene? Aga muidugi. Olen küll. Mul ei ole mitte millegi üle kurta. Tööl ma enam ei käi juba 3 aastat. Ja ma leian, et ma olen selle ilusa pika puhkuse täiesti ära teeninud. Pole ta nii puhkus midagi. Aga rõõm oli kohtuda sinuga ja rõõm on lugeda seda, mis sa kirjutanud oled. Olgu sul ikka jaksu. Ja. Kati Muruter on Tiina Ilvese juttude kohta öelnud, et neid pajatab elukogenud, ent mitte kibestunud emand, kes tahab elu jooksul naerdud naere ja poetatud pisaraid jagada. Tahaksin pihlapuurüppe, okstesse marjata pea. Tahaksin pihlapuurüppe, puhata oleks seal hea. Pesivad vihmata marju, nendele vajutan suu. Võta mind lehtede varju, lõkendav sügise puu. Pesivad vihmata marju, nendele vajutan suu. Võta mind lehtede varju, lõkendav sügise puu. Lea Eisen viib meid taas loodusesse. Kaunis sügishommik metsas, üsna Tallinna lähistel. Mind tõi siia soov seeni korjata, sest korilase instinkt on täiesti veel minul olemas. Käisin mööda metsa, prillid on udused, aga seeni ei olnud. Nii et paar ämmatossu. Ja nüüd oleks kõige õigem mõte vähemasti vaadata, milliseid seeni Eestimaalt korjata saab. See on Loodusmuuseum, kus on praegu seenenäitus. Mina käisin seenel. Enda arvates valisin toreda seenemetsa. Siin on nüüd näited nendest seentest, mida ma leidsin. Kõigepealt üks väga kole ja imelik seen. Mis te selle seene kohta ütlete? Halvustaksin ühtegi, ta on lihtsalt pisut vanaks läinud, kui ta oleks noor, siis ta oleks tugev ja üleni valge ja täiesti söödav. Murukarikaga on tegemist sugulane ämmatossudele, mida linna vahelgi siin parkides võib näha ja lihtsalt ta on natuke vanaks saanud, aga ei maksa halvustada. Et põhimõtteliselt, kui on noor seen, tugev valge, otse pannile.
usun, et see võib-olla tekitab kõige suuremat elevust ja sellist tõsist rõõmu, et nüüd ikka midagi on kohe hamba alla ka panna, et peale kupatamist kõik päris olematuks ei kahane. Rahvakeeli siis võiseena, natuke ametlikuma nimega kollariisikas ja tõesti, kui selle peale siis trehvab, siis on seenelisel heast meelest käed värisevad. Nad võivad pisut segi minna, eriti kui nad on nüüd natukene metsast juba välja toodud ja natuke seisnud ka, et teeme siis niipidi, et siin see minupoolne on kaseriisikas ja ta on ilmselge roosa varjundiga. Noorematel seentel kindlasti tunnete veel ära seda ka, et siit serva alt tuleb selline mõnus karvane habe. Kaseriisikat peab ilmtingimata kupatama, sellepärast et toorelt on ta mürgine, aga peale kupatamist need mürkained siis lagunevad talle välja. Nii et kindlasti kupatada kasvab kaskedega koos. Nüüd see, ta nüüd tõesti enam väga hea välja ei näe, aga iseenesest on tegemist väga hea söögiseenega ehk siis kuuseriisikaga. Kindlasti näete siin seda rohekat tooni, aga üldiselt, kui ta siis nüüd oleks veel metsas ja vähe värskem, siis oleks seda oranži ikka ka rohkem näha. Ja tema tunnuseks on siis see, et lõikepinnalt hakkab imitsema oranžikat piimahla ja kupatada ei ole üldsegi vaja ka otsepannile. Tänase päevaga on Eesti Loodusmuuseumis seenenäitus läbi ja kui palju on huvilisi, see seenenäitus ei ole ju põrmugi mitte esimest aastat, vaid sellised näitused on traditsioonilised. Kas rahvas käib siin? Rahvas käib väga usinasti ja selles suhtes tõesti ongi rõõm teha, et meie töö ei lähe tühja, et inimesed käivad, küsivad innukalt, toovad kaasa seeni määramiseks, aga siis tõesti rõhutan, et täna on paraku siis see viimane päev, et edaspidi siis ei ole seda võimalust enam siin näitusel vaadata. Aga konsultatsioon ikka on võimalik saada, et kui on metsast kaasa võetud ikkagi terve, tugev, ilus, värske seen, et siis ikka leiame võimalused seda ka kommenteerida, et kellega tegu on. Millised olid need seened, mis teie näitusel kõige rohkem tähelepanu pälvisid ja kas tuli ka mõni sellise seenega, mille kohta te võisite arvata, et kas tõesti meil ka kasvab niisugust? Tähelepanu pälvivad iga ühe jaoks siiski mingisugused temale nii-öelda tuttavad, ühesõnaga nähtud liigid, aga mida ta ei tea, et siis see äratundmisrõõm on nagu tõesti mõnus vaadata seal näituse saalis, kus inimene ütleb, et ma olen aastaid, et mitte öelda aastakümneid seda seent vaadanud ja ma ei ole teadnud ja nüüd ma siis tean. No lastele muidugi pakkus väga suurt pinget hiidmuna, et siin kippusid natuke sõrmed ka mängu minema, et siis, aga seda ikka juhtub. Nüüd nende haruldasemate seente kohta, et tõesti sattus see aasta paraku ka seda, et külastajad tõid meile kaitsealuseid liike, sellepärast et lihtsalt neid ei tunta ja kui sa ei tunne, siis sa ei tea, et seda ei tohiks kiskuda. Teadjate käest on nüüd kõik seenealased saladused saadud kätte ja varustatud uute teadmistega lähen teisele katsele metsa. Ehk seekord õnnestub paremini. Loo moraal on selles, et ennem kui metsa tulete, tasuks ikkagi uurida, milliseid seeni otsida ja kus kohast, see kõige tähtsam küsimus. Mina sain need teadmised ja saak on minu jaoks täiesti piisav. Jätkame nädala eest alustatud ringkäiku Peeter I majamuuseumis. See vestibüül on nagu kunstigalerii, siin on palju portreesid ja kõik nad on tähtsatest inimestest, kroonitud peadest. Kes nad siis täpsemalt on? Et meie muuseumi pärliks on siis 1639. aastal maalitud esimese Romanovi Mihhail Fjodorovi portree.
kes oli Peeter Esimese vanaisa. Kes oli Peeter Esimese vanaisa, just nimelt. Et portreega on iseenesest ka väga huvitav lugu, et 1632. poole, siis kui Hollandi saadik Adam Olearius oli Pärsia reisidel, siis tema saatkond külastas Moskvat ja selle külastuse ajal siis see konkreetne portreega valmis. Ja kuidas see Tallinna sattus, kui saatkond oli tagasiteel Euroopasse, külastati ka Tallinna ja 2 saatkonna liiget soovisid liituda Mustpeade vennaskonnaga. Paraku pidid nad ka maksma selle eest, et liituda, aga raha neil ei olnud. Et selle asemel nad annetasid Mustpeade vennaskonnale selle portree ja alates 17. sajandist on siis olnud see osa Mustpeade maalikollektsioonist. Ja kui Peeter siis 1711 esimest korda Tallinnat külastas, näitasid Mustpead talle ka tema vanaisa maali. Kui te külastate Moskvat, näiteks Tretjakovi galerii, võite seal kohata samasugust maali. Õnneks on neil koopia, mis on valminud 18. sajandi teisel poolel, meil aga võib imetleda originaali. Kõige tähtsam, nagu ka muuseumi enda nimi, Peeter Esimest, võite näha selle portree peal, tegemist siis triumfiga, kus siis võite näha, kuidas maalil on juba kujutatud, et Peeter on saanud keisriks, võidelnud välja akna Euroopasse, seal on juba laevad ja meri. Siin külje peal on järgnevad Vene impeeriumi valitsejad, siis Peeter Esimene siin üleval, all on Peeter III, Peeter Esimese ja Katariina esimese tütar Elisabeth Esimene, siin all on Katariina II, Katariina Suur, maalide peal on nad veel noored enne kroonimist. Siin on Paul Esimene, Peeter III ja Katariina II poeg ja siin üleval on Anna Ivanovna, Peeter Esimese vennatütar. Ja lisaks Vene valitsejatele on meil ka Peeter Esimese vaenlane, kõige suurem vaenlane, samas inimene, keda Peeter väga imetles ja austas, Karl XII, keda võib seal üleval pool näha. Enne kui kööki lähme, võib pilgu peale heita ka siin all olevatele esemetele, et tegemist on nende esemetega, mis leiti 2004. aastal, kui remonditööde käigus avati keldriruum. Keldriruum oli ka tegelikult juba 19. sajandist alates suletud ja seal mingit elu ei käinud. Ja 2004. aastal tehti maja poolt sissepääs sinna keldrisse, varem oli sissepääs ainult sealt väljaspoolt. Ja siin all siis näetegi neid esemeid, mis väljakaemiste ajal leiti. Kõige huvitavad on kindlasti Hollandi piibud, et kõik peaksid väga hästi teadma, et Peeter Esimesele meeldis väga suitsetada. Või tubakaga tutvustada Moskvas, sakslaste, võõramaalaste Slobodad regulaarselt külastades. Enne Peeter Esimest oli tubakas Venemaal keelatud ja alles 1697. aastal andis Peeter vastava ukaasi, millega siis suitsetamine tehti võib öelda kohustuslikuks. Sest ta ise suitsetas. Sest ta ise suitsetas ja et need, kes suitsetasid, olid Peetri silmis palju kõrgemal. Ja üks piip pidas vastu umbes 2 nädalat ja siis tuli juba uus võtta. Ja teine huvitav leid on tõenäoliselt need mängutäringud, mis leiti küll mitte keldrist, vaid siin vestibüüli põranda alt. Et allikates on kirjas, kuidas Peeter Esimesele ja Katariina Esimesele meeldis igavatel õhtutel täringuid mängida, et võime uskuda, et äkki ka need täringud kuulusid Peetrile ja Katariinale ja siin viibise ajal said mängida. Nii, siin te siis näete seda kööki, mis ümberehituse tulemusena valmis. Algselt oli ta 2 korda suurem, aga otsustati poolitada ja väiksemaks teha. Huvitav on see põrand siin, et see on algne põrand ja sellised kiviplaadid olid ka kõigis teistes ruumides, et enne kui see puiduga asendati. Nii, ja siin on ka üks väheseid avatud mantelkorstneid Tallinna linnas, mille võib pilgu peale heita. Siin all mahtus nüüd Peeter seisma ka, aga see köök ei ole vist madalaks, kui tal üldse siia asja oli? Jah, tõenäoliselt küll. Et kui madal see köök oli Peetri all, seda me ei oska kahjuks öelda, et kuna siia peale ehitati ju teine korrus. Võib-olla ta oli kõrgem. Ja toitu siis valmistati lahtisel tulel.
siia peale tehti lõke ja asetati varras ja selle peale valmistati toitu. Šašlõkki. Näiteks, et toidu valmistamise ajal oli siin tõenäoliselt väga ebameeldiv olla, kuna suitsu oli väga palju ja selleks olidki tegelikult algselt need mantelkorstnad, et see suit sinna teistesse ruumidesse ei leviks. Ja nagu eelnevalt sai öeldud, siis elutoas olnud ahju sealtpoolt ei saanud kütta ja selleks oli see ava siin ja siis selle ava kaudu sai kütta. Ja need kaunid asjad siin köögis on. Kui palju neist päriselt Peetrile kuulus, on nüüd raske öelda, aga tegemist on 18. sajandi esimese poole sööginõudega. Ilusate nõude pealt söödi? Muidugi. Ja ongi käes aeg kaeda kööki, kus taas võetakse käsile üks hüva roog. Tere, minu nimi on Tran Kadri. Mina olen restoran Riis Perenaine ja tahan teile täna valmistada pad-thai riisinuudleid köögiviljadega. Loodan, et tempura krevetid, mida me eelmises saates valmistasime, maitsesid teile väga. Aga alustame siis nende nuudlitega. Väga populaarseks on saanud gluteenivabad toidud ja täna me valmistame ühte gluteenivaba toitu, mis koosneb siis riisinuudlitest. Siin on riisinuudlid kuival kujul ja siin on juba leotatud variant. Et hea oleks eelmisel õhtul näiteks need riisinuudlid panna külma vette likku ja hommikuks on nad siis valmis sellised elastsed. Siia komponentideks kasutame veel ka muna. Tegemist on küll taimetoiduga, kes väga soovib, siis selle muna võib ka siit välja jätta. Aga kui liha menüüst välja jätta, siis ikkagi mingisugune valgukomponent võiks olla. Lisaks on siis mõnusad krõmpsud köögiviljad siin mul valmis hakitud. Siin on paprika, porgand, brokkoli, lillkapsas, aetuba ja bambus. Võite tegelikult väga valida ka oma aiast näiteks, mis teil veel sügisel siin saada on. Et ei pea just see komplekt koosnema täpselt nendest köögiviljadest. Te võite väga vabalt kasutada ka zukiinit, ehk suvikõrvitsed siia või siis ka kapsast. Sibul, ma arvan, et läheks natuke liiale või porru, aga kõik mõnusad sellised mahedad köögiviljad sobivad sellesse toitu väga hästi. Ja siin on siis üks hunnik kastmeid, siin on kalakaste, siin on austrikaste, sojakaste ja soola, suhkrut, pipart. Pärast kaunistuseks siis on laimi ja pähkleid. Nii, kasutame päevalilleõli praadimiseks. Päevalilleõli kannatab väga hästi seda kuuma, talub kuuma paremini. Siis lööme munapannile. Mõnus on lüüa muna kulbi sisse, et juhul, kui teil peaksid koorad sisse kukkuma, siis te saate selle kenasti kätte. Lisame nuudlid. Ja kütad köögiviljad. Kelle nüüd kodus vokkpanni ei ole, siis sellest ei tasu kurvatada, sest te võite täiesti tavalise panni peal, näiteks ka sellise panni peal, seda teha. Lihtsalt minul on gaasipliit ja vokipann, mis kiirendavad seda protsessi oluliselt kiiremini. Kui te kodus valmistate tavalise panni peal, ilmselt läheb sellega natuke kauem aega, aga valmis saab ta kindlasti. Lisan natuke soola. Soolaga ei maksa liialdada, sest kõik kastmed, mida me siia paneme, on juba soolased. Ja pipart. Must purustatud pipar sobib siia väga hästi. Kes oskab vokkida, saab kasutada vokkimisvõimalust. Ja lisame kastmeid. Kalakastet.
sojakastet ja austrikastet. Kui te otsite üles maailmaköögiriiulid, siis sealt kindlalt saate kätte kõik need täiesti tavalised komponendid tegelikult Aasia köögis. Nüüd on näha, et nuudid hakkavad justkui pehmemaks minema ja kui on nuudid pehmed, siis tegelikult roog ongi valmis. Aga paneme need siis nüüd taldrikule. Hakkame siis tegelema kaunistustega, sest nagu ma ka eelmises saates rääkisin, siis kõigepealt me sööme silmadega. Siin on siis laimi lõigud väga omal kohal. Võib mõnusasti peale pigistada, kellele meeldib hapukam. Siis kindlasti üks tähtis komponent selle toidu juures on India pähklid. Siin on mulle eelnevalt ära röstitud need ja uumerdame need kergelt puruks. Kellel umbrid kodus ei ole, võib seda ka lihtsalt noaga teha lõikelaual või siis kausi sees kulbiga. Võite täitsa vabalt oma fantaasiat kasutada. Ja nüüd panete lihtsalt vaba käega vahvasti siia peale. Teritame porgandi nagu pliiatsi otsest teravaks ja seejärel hakkame lõikama sellised õiekroonlehti, aga päris läbi neid ei lõika, vaid jätame kergelt need otsast kinni. Kellele nüüd meeldib vürtsikam toit, siis siin on meil ka tšillihelbed, mida võib panna kõigepealt siia kõrvale, et juhul, kui mõni inimene ei armasta väga vürtsikat toitu, siis ta saab mitte seda võtta. Valmis ongi meie vahva taimetoit, mis on gluteenivaba ja väga tervislik. Pad thai riisinuudlid köögiviljadega. Head isu teile ja mõnusat meisterdamist! Jõudsime mõistatuseni. Eelmises saates küsisime, millal avati Peeter Esimese maja esimest korda muuseumina. Vastus tuleb kohe. Peeter Esimese majamuuseumid on üks vanimaid muuseume Tallinna linnas, avatud juba 1806. aastast alates. Aitäh vastajaile. DVD Pühapäevatee lauludega läheb härra Aivo Proosile. Täna küsime, keda on kujutatud Peeter Esimese maja vestibüülis asuval ainsal originaalmaalil. Ja vastuseid ootame nagu ikka telefonil 545 66 905 poole tunni jooksul pärast saadet või aadressil liina.kusma@tallinnatv.eu. Tänased lood on nähtud, aitäh vaatamast, kaunist sügise algust teile ja kohtume jälle tuleval pühapäeval ikka kell 3 pärastlõunat.